Ja räägime nüüd siis arhitektuurist ehk mida me üldse tegelikult siis teeme, mis see suur pilt on, kuhu me üritame jõuda, lisaks siis sellistele tehnilistele asjadele selle ümber on ja kõik igast pipeline'id ja ASP.NET'id ja kõik muud asjad, aga mida me siis tegelikult suures pirdis üritame õppida, mis on see kõige tähtsam sellest asjast, ehk siis arhitektuur. Ehk kui seda koodi meile AI suuremas koguses kirjutab, vähemalt nüüd siis 2026 kevadel, siis tuleb seda AI-d ikkagi päris palju juhtida ja teada, mis me endast saada tahame. Ja milline see kood peaks välja nägema, vähemalt siis nii kaua, kuni siis meie ikkagi ise veel selle koodi eest vastutama peame. Ja kõigepealt siis natukene sellise põhilisi printsiipe, millest jutt käib, ehk mis ei ole nüüd veel otseselt arhitektuuri mustrid, aga siis sellised põhimõtted, kuidas koodi kirjutatakse. Ja need põhisõnad, millest juttu käib, siis on kõigepealt jagni, ehk mis ütleb siis seda, et ära kirjuta liiga keerulist koodi ja ära kirjuta igasuguseid omadusi ja kooditükikesi, mida sul veel vaja pole, ehk kirjuta ainult seda, mida tarvis on. Siin ma küll kohati vaidlen nagu vastu sellele, on ju, et kui ma tean juba ette, et mul on mingit asja tarvis, siis ja kui ma näen, kuhu see projekt on liikumas, siis ikkagi juba võib mingid asjad valmis teha. Aga üldiselt jah, see printsiip vastab tõele, et ära tegele asjadega, mida sul veel vaja pole. Siis selle sama printsiibi nagu teine serv või osaliselt on kõik omavahel seotud, on siis KISS ehk Keep it simple stupid, mis siis ütleb seda, et selline lihtne ja sirgjooneline lahendus on alati parem kui mingisugune üle inseneeritud keeruline lahendus, mida on pärast raske aru saada uuesti ja raske hooldada. Ja siin on muidugi igal ühel oma arusaamine sellest, mis on siis keeruline lahendus. Aga üks hea võrdlus, mida ma olen nagu välja mõtelnud või kuskilt üles korjanud, on siis see, et kui keerukas see koodi kirjutamine on oma erinevates etappides. Ja jämedalt võib, tunnetuslikult, numbrid ei ole küll kindlasti absoluutsed, võib öeldes umbes seda, et koodi debugimine ehk vigade tagaajamine ja arusaamine, miks midagi on katki, eriti see, kui ta ei ole mitte katki, vaid käitub teatud tingimustel kuidagi halvasti või teeb midagi valesti, ehk mingisugused serva case'id, edge case'id on paigast ära, siis jämedalt võib öelda seda, et koodi debugimine on umbes 2 korda keerulisem kui selle koodi kirjutamine. Ja mis tähendab seda, et kui minu tase on 10 ja ma kirjutangi koodi tasemel 10, ehk nii-öelda oma võimete serva peal, ja kui see kood siis läheb mul mingid kuud hiljem katki ja ma pean hakkama taga ajama, miks ta nüüd puruks on, miks midagi valesti juhtub, siis see on keerukusel 20 ja mis on üle minu võimet ilmselgelt. Ja võtab siis kaua aega, et aru saada, mis on häda. Tänu sellele siis enamik selliseid senioreid ja arhitekte tegelikult kirjutavad väga lihtsat, selget, arusaadavat koodi, ehk minu valik on pigem kirjutada siis koodi tasemel 5 ja 4, ütleme kuskil seal, ehk kui ta katki läheb ja midagi on halvasti, siis tema debugimine on keerukusel 8-10, ehk millest ma ise suudan siis üle käia. Ja kui siis tõesti pool aastat hiljem, esmaspäeva öösel vastu teisipäeva on maksekeskuse API-ga mingi häda, siis ma päriselt suudan oma koodis suhteliselt kähku välja lugeda, et kuidas ma siis seda asja kunagi teinud olen. Ehk see nii-öelda keep it simple stupid on siis iga ühel jaoks nagu natukene erinevas kohas. Aga sellel on ka palju tähendusi kuskil tiimitöös, sest kui teil on senior arendajad, arhitektid, kes siis üle pingutavad ja teevad väga keerulise põhja mingisuguse, siis lõpp on see, et juniorid ei saa nende põhjade peal hakkama ja asi hakkab käest ära minema. Ehk siin peab nagu hoolikalt nagu mõtlema, mis te nagu teete. Siis võib-olla üks sellise kõige suuremaid päriselu printsiipe, try, don't repeat yourself, ära ennast korda, ütleb siis kohe seda, et nagu te kirjutate sarnast koodi teist korda sama projekti sees, nii oleks aeg midagi refaktoreerida. Ehk sealt siis on ka välja kasvanud kõikvõimalikud on ju interface'id ja geneerikud ja kõik muud asjad, et seda asja lihtsamaks teha, ehk mitte tegeleda sellega, et te sisuliselt kopeerite koodi ühest meetodist teise või ühest controllerist teise. Siis järgmine selline suurem termin on solid, mida ka palju kasutatakse ja solid on tegelikult kokku pandud mitmetest printsiipidest. Solid esimene ots ehk S on siis single responsibility principle
mis siis ütleb üsna elegantselt seda, et kui teil on mingi põhjus koodi muuta, siis, ja te lähete seda tegema, siis igal klassil, mis teie koodis on, peaks olema ainult üks põhjus, miks minna seda muutma. Ehk on ju, kui teil on näiteks meetod, mis arvutab, ma ei oska öelda, näiteks arvutab hinda, on ju, ja arvutab, ma ei tea, käibemaksuprotsenti, siis see ei ole õige asi, sest siis teil on kaks erinevat põhjust, miks te peaksite minema sinna ühe klassi kallale seda asja näppima. Ehk siin siis üritatakse öelda, ehk üks asi peaks vastutama, üks koodi üksus, üks meetod, mis iganes tükk see siis on, võiks ja peaks vastutama siis ainult ühe konkreetse asja eest. Ja alati see küll ei õnnestu ja lõpuks alati kuskil on meil siis need composition root nimelised asjad, ehk siis kuskil saavad meie keerukused kõik omavahel kokku, kuskil peab olema mingi orkestraator, aga siis võibki mõelda niimoodi, et minu siis orkestraator vastutab orkestreerimise eest ja minu ainukene põhjus teda muuta on siis, kui ma tahan muuta orkestreerimist. Aga kõikvõimalikud maksuarvutused, allahindlused ja laod, igal ühel on siis oma nii-öelda vastutav mingi kese. Siin ka mingi koodinäide sellest, kuidas meil on siin controller, klassikaline create meetodiga ja siin controlleris tehakse mida iganes. Ja see kõik tuleks siis kuidagi mõistlikumaks kirjutada, kus mõistlikumas versioonis näeks ta välja selline, meil on mingi service, kes siis seal person'iga tegeleb, meie controller on ilus puhas, ainult paar rida koodi ja igasugused validatsioonid, mappimised, data access'id, kõik on siis kuskil järgmistes teenustes siin selle person service'i taga. Ja kõik see asi on oluliselt lihtsam lugeda. Siis open close principle, mis siis ütleb seda, et kui me koodi kirjutame, siis meie koodi üksused, kuidas iganes seda sõna entities siis tõlkida, aga meie koodi üksused peaksid olema avatud laiendusteks, aga suletud muutusteks. Ehk siin ka näide, kuidas seda nüüd siis näituseks vaadata. Ehk siin on üks paha nii-öelda eksemplar. Ehk kui meil tuleb uus mingisugune discount'i meetod, siis me lähme seda asja siin muutma ja hakkame siia juurde kirjutama. Mis iganes on ju premium, employee, ma ei tea, owner näituseks on ju, omaniku allahindlus. Ja kuidas sellist asja siis ilusamaks teha, et me ei peaks käima seda meetodit muutmas, on siis muuta see laiendatavaks ja suletud muutustele. Ehk nüüd on see asi siin ümber kirjutatud siis selliseks, et meil on strateegia, interface on ju, mis ütleb, et mis meetodid meil olemas on, applies to ja calculate, siis üks näide selle implementatsioonist, premium discount, siin ka tuleb välja siis, kellele see rakendub, applies to on ju, type premium, ja siis on discount service, mis lihtsalt on siis orkestraator, mis kuskilt siis saab endale kätte selle strateegiate nimekirja, mis meil olemas on, ja käib need strateegia nimekirjad läbi ja leiab sealt siis selle õige strateegia vastavalt customeri tüübile. Ehk nüüd on see asi siis tõesti suletud muudatusteks, midagi kuskil tegema ei pea, kui teil tuleb uus discount'i tüüp juurde, tuleb lihtsalt uus instance, selline kirjutada, mitte instance, vaid siis uus klass kirjutada, uus tüüp, ja see siia kuhugi strateegiatesse ära registreerida, ja siis isegi seda õnnestub tegelikult teha automaatselt ja reflectioniga ja kuidas iganes. Ehk ei ole põhjust enam minna mingisugust koodi muutma, kood on suletud muudatustele, avatud laiendustele, kirjutame ainult laienduse ja automaatselt läheb see kõik siis kaunisti käima. Siis järgmiseks on siis Liskov substitution principle, mis siis ütleb seda, et kui meil on mingisugune alamklass, või ütleme siis teistpidi peaklass, ehk siis see nii-öelda emaklass, siin siis näiteks bird, siis bird klass ütleb meile seda, et meil on olemas meetod fly, mis päriselt ka töötab ja kirjutab sealt midagi välja siin parasjagu. Ja kui me teeme pingviini, sest pingviinid teatavasti on linnud, on ju, pingviin, kes pärineb birdist, siis siin me korraga rikume selle fly meetodi ära ja siin ta viskab välja exceptioni. Ja seda loetakse halvaks asjaks või halvaks käitumiseks, või mitte ei loeta, et see ongi halb käitumine. Sest nüüd, kui me näeme mingit meetodit, mis ootab bird'i endale parameetrina sisse ja me sinna pingviini saadame, kui sealt siis see fly välja kutsutakse, sest täiesti ootamatult läheb korraga programmi töö katki. Ja see on halb käitumine või ootamatu käitumine.
ehk modelleerima peaks siis tegelikult seda, mis on siis päriselt nagu ühine, ehk kui meil on bird, siis bird mitte ei lenda, sest sugugi ju mitte kõik linnud ei lenda, vaid linnud liiguvad lihtsalt ühtemoodi ja teistmoodi ja näiteks siis on ju varblane, kui move, siis ta tõesti lendab, aga pingviin, kui lendab, siis tegelikult hoopis ujub, ehk siis lendab vee all. Ja kuskil on meil ilmselt jaanalind, kes veel ka jookseb. Ja nüüd ei ole meil siin üllatuslikult mingisugust katkiminekut. Ja siis veel 4. printsiip, interface segregation, ehk siis interface'ide eraldatuse printsiip, ehk kui me nüüd suuremas kogus interface'e tavaliselt objektorienteeritud programmeerimisest teeme, siis ei tohiks nüüd interface liiga keerukaks ajada, ehk et seal on korraga liiga palju asju sees, mis tegelikult alati ei sobi. Ehk siin siis näide interface iWorker ja kui meil on robot, siis robot ju tõesti ei maga, ei söö ja ei käi koosolekutel. Ja kui me seda iWorker interface'i peaksime täitma, siis me peaksime siit siis nende puhul ütlema not supported exception, mis jällegi ei ole nagu ilus. Ja selle asemel peaks siis neid interface'e tegema selliselt, et siin on ikkagi omavahel kokku seotud tegevused ainult, kui vaja siis tõesti ainult üks, iWorkable, iFeedable ja human on spetsiaalne interface, kes on, töötab, sööb ja käib ka koosolekutel. Ja tänu sellele meie robot pärineb ainult sellest iWorkable asjast. Ehk teeb selle asja nagu palju selgemaks. Ja koos sellega siis Solidi viimane printsiip on siis dependency inversion, ehk siis sõltuvuste pööramine. Ja see on selline klassikaline dependency injectioni mustri siis kasutamine, ehk sealt siis tulevad kogu see clean architecture ja kõik muu, ja mida me siis üritame siin kursusel teha. Ehk siis veel kord, ehk meie teenused ei tohiks sõltuda, ehk siis meie kõrged taseme teenused ei tohiks sõltuda mingisugusest madalama otsa implementatsioonist. Ehk me ei peaks oma mobiiltelefone tootma selle järgi, milliseid veidrad laadijad meil on olemas, või ka vastupidi, me ei peaks tootma oma laadijaid selle järgi, millised imelikud veidrad unikaalsed mobiiltelefonid meil olemas on oma mingi imeliku laadimispesaga. Lepime kokku mingisuguse standardi ja mõlemad otsad, nii mobiiltelefonid kui ka laadijad, teavad, millist ühenduspesa ja millist juhe siis täpselt teha. Ehk sama me siis üritame koodis teha, ehk meil on siis interface'id ja sõltume siis nendest abstraktsioonidest. Ja see dependency inversion on siis principle, ehk siis nagu põhimõte, programmeerimises kasutatakse seda väga laialt, kõik võimalikud on ju eventid, asjad, kõik need on sama printsiibi osad ja konkreetne tehnika või niisugune mehhanism, mis seda teeb, siis on see dependency injection, millega me seda tegeleme. Nüüd edasi, järgmine üks suurem tükk on siis sellised implementatsiooni või nagu päriselt elluviimise patternid, küll juba see dependency injection on osa sellest, ehk kõigepealt on meil see repositooriumid, mis siis on selline kiht, mis siis asub meie data access'i ja äriloogika vahel. Kuna data access'i meetodid võivad muutuda, kord on andmebaasid, kord on mingid API'd, kord on mingid XML-id on ju, ja selle asemel, et siis oma mingisugust DB konteksti või mis iganes muud asja küll kontrolleritesse, küll kuhu iganes laiali loopida, kogutakse need siis tavaliselt kokku mingisugusteks repositooriumiteks ja esimese hooga on need repositooriumid tavaliselt vastavad üks-ühele meie andmebaasi tabelitega, et meil on siis samad repod, mis tabelid meil on. See küll tingimatult ei pea niimoodi olema, kui nüüd päris korralikult seda disaini teha, siis tavaliselt küll asjaliku disaini mõistes me pigem tegelikult tuleme väljapoolt sissepoole, ehk me vaatame mingite vaadete ja kasutaja järgi, milliseid äriloogika tükke ja millised repositooriumid nende taga meil siis päriselt tarvis on. Aga esimese otsaga, kui me hakkame uut projekti tegema ja alles kõike disainime, siis on kindlasti lihtsam seespoolt väljapoole tulla, ehk teha andmebaas valmis ja siis teha samasugused repositooriumid iga tabeli jaoks ja sealt ka siis edasi teenused. Ja siis keerata, kui oleme jõudnud UI-sse välja, siis keerata ots ringi, hakata tagasi tulema vastavalt sellele, mida siis tegelikult UI-s tarvis on. Ja siin lihtsalt näide, mida ütleb interface, sisuliselt CRUD meetodid ja lõpuks siis selle implementatsioon, person repository. Ja see kõik siis käib kokku meil dependency injectioniga, ehk kus me dependency injectionis registreerime ära, et sellele interface'ile vastab selline implementatsioon
ja seda meile kõike siis antakse. Ja noh, teistpidi on alati siis siin mõtlemise koht see, et Entity Frameworki DB Context ja DBZ ise juba ongi, on ju Unit of Worki repository oma olemuselt ja see, kas peaks ümber selle veel ühe kihi, mis sama mustrit kordab, kirjutama, on alati nagu vaieldav ja mõlemale poolele on siis nii poolt kui ka vastuargumente, mis siis tegelikult mõistlik on. Ja see sõltub väga siis projekti suurusest ja keerukusest ja kõigest muust taolisest. Ja sisuliselt niisugune rusikareegel on olnud see, et kui projekt on väike ja kiire ja vaja mingi demo uksest välja saada ja mingit imet ei ole, siis ei ole mõtet kõiki neid kihte nii palju kirjutada, aga kui on näha, et projektil on pikk eluiga ja seda on vaja aastaid arendada, siis tavaliselt on need kihid ikkagi lõpuks osutunud väga kasulikuks. Ja siin kursusel, kui me räägime koolis käimisest, siis ikkagi on ju raske õppustel, kerge lahingus, ehk siin tuleb seda kõike siis teha. Ja nagu jutt oli, siis see DB Context on ka ühtlasi Unit of Work, ehk kui me juba räpime või kordame nii-öelda DBZ repositooriumite näol, siis me kordame ka DB Contexti Unit of Worki näol. Ja Unit of Work nagu mustrina ütleb siis seda, et kui me teeme üksteisega seotuid tegevusi, siis tavaliselt me tahame, et need tegevused salvestuksid automaarselt, ehk kas salvestuvad kõik või kui midagi läheb vahepeal katki, siis me võtame kõik oma tegevused tagasi. Andmebaasi mõistes on see lihtne, ehk DB Context ka ise siis on Unit of Work, eriti kui me räägime, et meil on ainult üks andmebaas korraga, seal siis juba SQL-i serveri seda ise toetab ja pakub meile transaktsioone, mis seda andmebaasis siis implementeerivad. Aga siis me ehitame esimese hooga siis DB Contexti otsa siis nagu sellise korduse sellest, aga tavaliselt hakkavad sinna mingisugused asjad siis juurde tekkima, mis ei ole enam seotud andmebaasiga. Küll me saadame e-maile ja tekitame mingisugused faile, mida muud iganes, ja ka need on siis aeg-ajalt kasulik sinna Unit of Worki mustrisse sisse segada. Ehk kui midagi siis hakkab katki minema, siis me saame ise oma failid ära kustutada ja mida iganes kõike teha. Mõned asjad muidugi on sellised, mida ei saa tagasi võtta, et kui paber on juba välja trükitud, siis ei saa ütelda, et ups, nüüd mul nagu andmebaas ei õnnestunud ja nüüd palun printer võtta paber tagasi. Ehk lõpuni seda aeg-ajalt teha ei saa, aga enamuses tuleb proovida. Ja nüüd kui me räägime nendest paljudest kihtidest, ehk meil on siis domeeni objektid, siis on selle otsas meil andmebaas, siis on selle ümber meil data access layer ja siis on selle ümber meil mingisugune äriloogika kiht, siis selle ümber on lõpuks meil UE kiht. UE kiht veel omakorda jaguneb laias laastus 2, kas me teeme kohe HTML-i ja veebilehtesi või me teeme REST API-t UE kihina, ehk anname välja JSON-i objekte, siis on selle peal me veel omakorda siis klientrakenduse kiht meie REST-i peal. Ja kõikide nende kihtide vahel siis andmed liiguvad. Ja need andmed liiguvad siis sellise asjaga, mida nimetatakse DTO-deks, Data Transfer Objectiteks, ja need on sellised üsna rumalad nii-öelda objektid ilma igasuguse loogikata, ehk siis lihtsalt kollektsioon mingisugustest propertitest, mingitest väljadest. Ja mida siin üritatakse teha nende DTO-dega on see, et me peaksime liigutama ainult neid andmeid, mida meil päriselt tarvis on. Ja kui meil tüüpiliselt andmebaasis on ka igasugused metaväljad, created at, created by ja mida veel muud iganes sinna juurde topitud, siis need on ju asjad, mis meid tegelikult tavaliselt rakenduses ei huvita. Need on ainult selle jaoks, et kuidagi auditeerida, logida, mida muud iganes teha, aga rakenduse kihis me neid enam näha ei taha. Ja need DTO-d ongi siis need, mille abil me siis nii-öelda raputame liigse info maha, ehk kui nad andmebaasist tuleb meile mingi suur objekt, kus on palju väljasi, siis me viskame liigsed asjad minema ja teeme temast siis mingisuguse DTO. Ja lõpuks, kui see jõuab siis läbi kõikide kihtidesse nüüdseks meile siin rakendusse kuhugi, siis siin on juba veel omakorda või niisuguses avalikusse REST-i teenusesse, siis siin on meil juba veel vähem neid välju, ID ja name ja password hash ja salary on siit juba ära kadunud ja aadressi kollektsiooni asemel on ainult mingisugune address count. Ehk siis neid erinevaid mudeleid, erinevaid DTO-si, mis läbi mitmete kihtide käivad, tehakse siis päris palju ja nagu näha siis erinevate aadresside või nii-öelda erinevate kihtide jaoks on nad erinevad ja erinevatel eesmärkidel. Et kui me tahame mingit asja luua, siis meil ID-d ei ole ja miks meil peaks siin siis see ID väli siin selles person create requesti sees olema.
ehk välja peaksid paistma siis tõesti ainult need väljad, mida meil parasjagu tarvis on. Ja nüüd nende kihtide vahel, kui me need TTO-si mäpime ühest TTO tüübist teise, siis tavaliselt nende vahel on siis asi, mille nimi on mapper, ja neid saab laias laastus teha kahte moodi, kas teha neid siis manuaalselt, ehk meil on siis käsitsi mäppimine, ehk me kirjutame koodi iga rea jaoks ja kui meil mingi property tuleb juurde või midagi muutub, peame seda siis parandama. Ja teine variant on kasutada siis automäpperit. Automapper ise küll selline kui tootena on nüüd läinud tasuliseks, sellel on olemas siis Mapster, selline alternatiiv, aga idee on nagu ikkagi sama, et siis reflektsiooniga runtime ajal ehk töö ajal otsitakse siis üles sarnased väljanimed, mitte sarnased, et siis identsed väljanimed, ehk meil on kaks objekti, objekt A, objekt B, ja kui mõlemi sees on, ma ei tea, value first name, siis saabki seda väärtust ühest objektist teise tõsta. Ja siis saab sinna juurde kirjutada igasuguseid custom nii-öelda mäppereid või reegleid, kuidas see täpselt peaks toimima. Selle automäpperiga on justkui ühtepidi alguses juba tore ja alguses ongi nagu tore, aga siis mingist hetkest hakkab tavaliselt see automäpper päris elus katki minema, sest keegi ei jõua ja ei jõua neid reegleid update ida, jõuaks küll, aga mingit viga me otseselt ei saa alguses, kui midagi on valesti ja automäpperi vead hakkavad välja tulema alles runtime'is ja läheb siis puruks. Ja see on see koht, mis muutub peavaluks. Ehk selles valguses on need käsitsi kirjutatud mäpperid selgelt vähem veaaltid. Ja pigem on ikkagi soovitus siin kursusel ka, vähemalt koolitöödes, need automäpperid mitte kasutada ja kirjutada need asjad käsitsi. Siis juba juttu oli, meil on ju dependency injection, ehk neid ei peaks ise siis looma, ehk need asjad, millest me oleme sõltuvuses, seda ei tohiks teha. Ehk näiteks siin meil on person service ja person service lihtsalt hard code'ib, koodib endale otse sisse mingisuguse sõltuvuse person repositorist ja initsialiseerib selle siin ära. Ja nüüd on see asi lukus, seda on muuta väga raske, seda on testida väga raske. Andmebaasi ühendus on ka siin veel otse initsialiseeritud, ehk see kõik on läheb väga-väga keeruliseks. Ja nii nagu dependency injectionist korduvalt juttu olnud on ju, tuleks siis sõltuda mingist abstraktsioonist, ehk meil on siis iPerson repository ja lõpuks siis dependency injectionis siis ära registreeritud, kuidas, mille peale, millist interface'i küsides me peame millise päris implementatsiooni saama. Ja nagu ikka, dependency injectioni puhul on ka siis reegliks see, et dependency injectioni container, see, kes teile need objektisid siis päriselt loob, temaga vastutab nende objektide kustutamise eest. Ja on siis 3 erinevat elutsükli meetodit, kui kaua teile loodud objekt elus püsib. Transient on siis selline ühekordne asi, ehk mis iga kord, kui te küsite, antakse teile uus ja kui te kood läheb skoobist välja, kustutatakse ära. Singlet on siis vastupidi, luuakse uus siis, kui seda küsitakse esimest korda ja edaspidi kõik küsijad saavad ühe sama vastuse, ehk selle olemasoleva instantsi läbi terve rakenduse eluea. Ja nende kahe vahel on siis scoped, mis ütleb siis seda, et iga kord, kui on tegemist uue veebipäringuga, siis need, kes selle ühe veebipäringu sees midagi endale küsivad, esimene pärija saab siis uue instantsi ja kõik ülejäänud saavad siis sama. Ehk ta on justkui siis nagu singleton, aga mis on siis elus ainult selle ühe päringu jaoks ja raames. Paralleelselt samal ajal käivad teised päringud, nemad saavad siis oma nii-öelda selle päringu raames tehtud uue asja ja kõik, kes selle sama päringu sees küsivad, saavad siis seda sama. Ja oluline on ka see, et ei aja sassi, mida nad siis kasutada saavad. Ehk singleton saab endale parameetritena sisse võttes ainult teisi singletoni, Scoped saab siis sisse võtta endale scoped ja singleton asju ja transient võib endale võtta sisse mida iganes. Ja miks see oluline on, olen ise seda viga korduvalt teinud, on siis see, et kui ma singletonisse injectin endale andmebaasi ühenduse, siis tulemus on see, et esimesel päringul see töötab, esimesel katsel saabunud andmebaas on päriselt olemas ja valmis ja ühendatud. Ja kui ma teist korda hakkan sama asja käivitama, siis enam korraga seda andmebaasi seal sees ei ole, sest andmebaas on siis kinni pandud. Ehk need elutsüklid peavad olema siis ühesugused. Ja kus need tüüpiliselt kasutatakse, ehk meil
tavalises Asmeti rakenduses on siis scoped, on tavaliselt kogu meie andmebaas ja kõik, mis sellega seotud on. Ehk kõik unit of work'id, service'id, repot, kõik see on tavaliselt scoped. Transient on kõik see, mida on hästi lihtne luua, ehk siis igasugused mapperid, validaatorid, kõik muu niuke. Ja need on tavaliselt siis stateless, ehk nendel ei ole midagi seal sees. Ja singletonid on siis vastupidi sellised asjad, mida on hästi kallis luua, mis peavad olema thread safe'id, ehk siis nii-öelda paralleelset töötlust võimaldama, kõike muud taolist. Enamuses on meil kõik asjad siis scoped. Ja kui me dependency injection'id teeme, siis on kõike seda lihtne nagu testida, ehk siis me saame kõike välja vahetada, teha igasuguseid mock instance, neid mock instance igale poole saata, näiteks person service kasutab siis mock repositooriumit. Ehk kuna ta sõltub interface'ist, siis on siin seda lihtne talle niimoodi ette anda. Ehk tal ei ole see siis person service'isse hardcoditud selle repo initsialiseerimine. Ja nüüd jõuame siis nagu selle osa juurde, mida siis päriselt arhitektuuriks loetakse, ehkki need piirid on siin alati hägused. Ja see, mida me out of the box nagu teeme, mis on selline kõige klassikalisem objektorienteeritud ja üldse palagi vahet, mille programmeerimise muster on siis mudelvaade controller lähenemine. Ja see on selline klassikaline pilt, kus meil on keskel controller, kes käib ja räägib mudeliga. Mudel annab siis meile ka, ehk see on see kogu meie äriloogika, kõik meie domeenid, SQL-id, kõik see on siin mudelis. Ja mudel ei tea siis mitte midagi sellest, mis on UI, ehk kui nüüd vaadata päris koodi tasemelt seda loogikat, siis controller ütleb mudelile, et kuule mudel, palun tee midagi, siin on sulle mingid uuendused, anna mulle mingid andmeid, mudel annab meile andmed, tuleb controllerisse tagasi, controller valib välja vaate, saadab need andmed vaatele ja vaade paneb selle pildi kokku. Ja pilt läheb siis kuidagi kasutajale, kasutaja teeb sellega midagi ja lõpuks tuleb sealt siis kasutaja käest uued käsud, et näe controller, tahan minna sinna URL-ile, kui me räägime veebist, tahan mida iganes ta tahab teha, klikata nupule, mis iganes tal pähe siis lööb. Ja nii see tants siis käib, ehk siis controller, mudeli ja vaate vahel. Ja siin on siis mingised sellised standardsed lähenemised, ehk controller peaks olema hästi on ju õhukene, sinna ei tohiks midagi keerulist kirjutada, ehk peaks vastu võtma seda, mida kasutaja tahab, kutsuma välja mingisuguse äriloogika, saama sealt andmed tagasi ja siis valima välja oma vaate ja saatma oma andmed, mis ta äriloogikas sai, saatma vaatele ja seejärel saatma selle vaatest tulnud, ma räägin veebirakendusest HTML-i või siis mingisuguse JSON-i, saatma selle siis kliendile. Nägu controlleris on liigselt loogikat, igasuguseid lingu, mappimist, validatsioone, mida iganes, siis ta teeb kohe liiga palju. Ehk siis kõik see solid ja SRP, singular responsibility, selle nagu rikkumine. Samamoodi ka vaated peaksid olema hästi nagu lihtsad, või vähemalt ütleme seda inglise keeles rumalad on ju. Lihtsad nad sageli küll ei ole, ehk mingisugust äriloogikat ei tohiks vaadetes teha ega jumala eest sinna andmebaasi saata ja hakata seal mingit päringut tegema või mida muud taolist on ju. Ehk kõik meie mingisugused päriselt olulised asjad peavad siis toimuma controlleris ja pigem on ju äriloogikas, kui see vähegi võimalik on. Ja siis veel omakorda veel vaatemudelid, ehk ei kasutata tavaliselt entiteid selle jaoks. Vaatemudelid on siis spetsiaalsed TTO-d, nii nagu kõikide muude kihtide vahel. Ja vaatemudel siis hoiab endas seda infot, mida on tarvis vaate joonistamiseks. Aegalt küll ka saame tõesti selle lihtlabase TTO-ga hakkama, mis meilt äriloogikust on tulnud, aga sagel on see TTO-sse vaja juurde panna igasuguse drop-down list ja kõike muud taolist. Ehk vaja siis teha järgmine TTO, mille on siis see spetsiaalne view modeli nagu nimetus, aga olemuselt on ta siis nagu TTO vaate jaoks. Ja niuke näeb see tants siis välja, kui me niukest pikemat pilti vaatame, klassikaline MVC on ju, ehk see siin on siis mudeli osa, ehk kogu meie andmebaas ja repositooriumid ja teenused ja kõik muu taoline controller, mis siis käib siit päringuid tegemas, saab vastused tagasi ja seejärel teeb mingi vaatemudeli, kui vaja on, ja saadab selle view'le. View omakorda siis võtab selle data, teeb sellest HTML-i
ja see siis läheb tagasi brauserile ja brauserist hakkab siis uuesti jutt peale, inimene vaatab seda, ütleb, mis ta tahab, siin on meie router ütleb, mis kontrollerit ja mis asja tal tarvis on ja valib õige kontrolleri ja läheb sama tants uuesti lahti. See on üks üsna niuke nagu hea pilt, mis kogu seda asja nagu päris hästi nagu kirjeldab. Ja nüüd, kui me siis rakendust kirjutame, siis seda rakendust me tavaliselt hakkame siis kirjutama kõige sellisest baaslahendusest alguses, mis on siis kihiline arhitektuur, ehk siis n-tier, ehk siis jagatud n-kihiks see asi, ja klassikalised kihid on meil siis TAL, BLL ja Web. Ja siin just mõeldakse seda, et meil ei ole veel mingisuguseid interface'e või kui meil on mingid interface'id TAL ja BLL jaoks, siis TAL elab kõik nagu ühes kihis koos, ehk BLL siis sõltub TAList on ju, ja Web omakorda sõltub siis BLL-ist. Ja siin on nüüd juba millegi siis välja vahetamine ja ümber muutmine on üsna nagu keeruline. Sest kui midagi muuta, siis tuleb terve kiht koos kõige saba ja sarvedega välja vahetada, mis teeb selle asja nagu mingil määral siis keeruliseks. Aga pilt on nagu ilus ja lihtne ja kõike seda siis on võimalik üsna lihtsasti kirjutada ja seda siis ümbermuutmise ja testimise probleeme, et meil kõik on nagu ühes hunnikus, isegi kui meil on need interface'id, seda siis üritab siis järgmiseks tehtav Clean Onion arhitektuur ümber näppida ja teha siis natukene paremini. Ja Clean Onion on võib-olla siis selline üks kõige klassikalisemaid pärast seda n-tieri, kuhu siis kõik oma arhitektuuriga välja jõuavad. Ja mida siis Clean ja Onion üritab teha? Üritab siis ümber pöörata seda sõltuvusi, kes kellest siis päriselt sõltub. Ja sellest Cleanist ja Onionist on samamoodi nagu MVC-st on siis mitu erinevat variatsiooni välja mõeldud läbi aegade. Ütleme, et üks võib-olla järgmiseks kõige populaarsem, mida aeg-ajalt kuulda on siis ports and adapters või hexagonal muster, mis on tegelikult sisuliselt sama asi, natukene lihtsalt sõltub, kuidas me neid erinevaid interface'e seal siis nimetame, et mis on sisendid, mis on väljundid. Ja kui meie klassikaline n-tier oli, siis on ju Web, mis sõltus BLL-ist ja BLL, mis sõltus TAL-ist ja need olid omavahel siis jäigalt kokku seotud, siis see lõhutakse, kõik need asjad lõhutakse nii-öelda kaheks on ju, ehk siis BLL ja TAL, mis ütlevad siis seda, et kuidas asjad peaksid välja nägema, ehk seda siis loetakse ikka nagu domeeniks on ju, ja kuidas neid päriselt tehakse, mis on siis see infrastruktuur on ju. Ja see nüüd sõltub natukene siis, kes kuidas tahab neid nimetada, te võite nüüd siis kõik need interface'id, mis siit nagu tekivad BLL-is ja TAL-is, võite need kõik tõsta ühte projekti kokku, ütelda, et see on minu domeen, on ju. Ehk see kirjeldab nii-öelda keskselt seda, mis mul peaks olema, aga mitte seda, kuidas nad päriselt tehtud on. Ja siis on siuke nagu domeeni projekt on siis siin keskel meil on ju. Ja seda võib teha nagu igat 7 moodi. Minul on tavaliselt kombeks, mis ma siin teiega kursusel läbi teen, on siis kombeks need domeenid, see domeen ka lõhkuda rohkemateks tükkideks, et ta ei oleks mitte lihtsalt nagu üks suur projekt, kus on meil kõik risti-rasti ka segamini, vaid lõhkuda see domeen eraldi, et meil on siis päriselt domeeni mudelite klass või projekt on ju, mille peal on siis DAL-i projektide klass või DAL-i interface'ide klass ja mille peal omakorda on siis BLL-i interface'ide klass ja nendega paralleelselt jooksevad siis implementatsioonid. Aga see jääb on ju, et need interface'id ainult refereerivad üksteist ja mitte midagi muud on ju, ehk siis kokku see interface'ide projektide kogu moodustabki sellise nagu domeeni. Ja see on siis see põhiline vahe, mis on selle n-tieri ja ehk siis mitmekihilise arhitektuuri ja clean arhitektuuri vahel. Kihid on ikka samad, aga kus need interface'id siis elavad. Ja kuna nüüd sõltuvus käib läbi interface'ide, siis on ümbervahetamine hästi lihtne, sest interface'id jäävad paigale ja meie ainult vahetame välja implementatsiooni. Ja seda saab ka teha veel eriti peenelt, aga eriti nagu lihtsalt, et me võime samas projektiski kirjutada mitu implementatsiooni ja vahe on ainult selles, mida me siis dependency injectionisse endale registreerime parasjagu. Ehk selleks, et muuta, ma ei tea, andmebaasi pealt minna üle mingisugusele veebiteenusele, kust andmed hoida, piisab lihtsalt ühe rea muutmisest dependency injectionis. Ehk see on see, mida üritatakse siis teha. Ehk
Clean Onion dependencies näevad siis välja niisugused nagu lihtsad, on ju. Ehk meil on kuskil siis domain ja core, ehk see on siis kogu see jutt, mis on meie interface'id ja kõik muu taoline, ja siis on meil infrastruktuur, ehk see, kuidas me siis midagi päriselt teeme, mida meil siis veebiserver, kus meie dependency injection engine endale kirja paneb ja application ainult refereerib meie interface'e, ehk meie äriloogika ainult refereerib nüüd interface'e ja siis küsib päriselt implementatsioonid endale siit dependency injection containeri käest, meie sellest peamisest rakenduse alguspunktist. Ehk me saame siis iga kell siin oma infrastruktuuri nagu ümber vahetada ja muuta seda nagu teistsuguseks. See on kogu selle asja siis nagu idee, ja NDR on siis selline sirgjooneline kiht mingisugust asja, mis läheb otse sõltuvused väga nagu loogiliselt üksteise peale. Ja mina teen siis sellest asjast tavaliselt, sellest lähenemisest, teen selle domeeni siis ka rohkem tükkideks, nagu jutt oli, ja sisuliselt teen siis sellest puust siin enam-vähem nagu koopia siia kõrvale, ühel poolel on interface'id, teisel poolel on implementatsioonid. Aga kõik siis sõltuvad siit välja nagu ainult nendest interface'idest. Ja sellise clean architecture'iga saab siis tehtud enamiku maailma rakendusi. Aga mingil hetkel hakkab selle clean architecture'iga tekkima probleeme ja probleemid tekivad sellest, et ta hakkab liiga suureks kasvama. Ja tema haldamine võib-olla mingil määral muutub keerukaks, ehk isegi võib-olla mitte haldamine muutub keerukaks niivõrd nagu koodi osas, aga muutub keerukaks selles osas, et seda on raske deployda, ehk ta on niisugune suur ja monoliitne nagu rakendus, ja tahaks hakata mõtlema selle peale, et aga mis saab siis, kui mul on vaja mitut instantsi. Ja mul oleks vaja kuidagi koormust jagada. Ja kui me hakkame selle peale mõtlema ja niisugust suuremat rakenduse keskkonda minema, siis siin vahepeal, ütleme, et üks niisugune paar aastat tagasi oli siis, hakkas lõppema meil umbes 10 aastat kestnud või niisugust olnud mikroteenuste suur vaimustus. Ja mikroteenused siis üritab siis teha seda, et me võtame oma sellise suure rakenduse, ükstaskõik kuidas me kirjutanud oleme, ja hakkame teda siis lõhkuma mingisugusteks loogilisteks eraldiseisvateks rakendusteks. Ja siis selle ideega, et me saame siis iga osa nendest eraldiseisvatest rakendustest üles skaleerida, ehk panna mitu instantsi tööle vajadusel. Ala, et kui meil on äriloogikat hästi palju ja see on keeruline ja võtab kaua aega, siis on meil mitu instantsi äriloogikat, aga ala userite osa, ehk kuhu me mis me sisselogimist teeb, mida on harva tarvis, seda on meil siis ainult tööl nagu üks instants versus 10 mingit äriloogika arvutust ja kõike muud taolist. Ja seda siis pikka aega vaimustusega tehti ja me võib-olla ka jõuame seda kuskil siin natukene vaadata, aga lõpuks jõutis tulemusele, et mikroteenused on suuremat tõugu peavalu ja nõuab vastavat organisatsiooni, kus seda teha. Ja otsiti siis lahendust, mis siis oleks nende kahe variandi vahel, et selline monoliit, ükstaskõik kui me seda monoliiti kirjutame versus siis mikroteenused. Ja see, mis siis sinna vahepeale siis leiutati, on siis asi, mille nimi on modular monoliit. Ehk modular monoliit tähendab siis seda, et meil on ikkagi jätkuvalt üks rakendus, mis on nagu üks koodibaas ja üks deploy, aga sisemiselt on see modular monoliit jagatud loogilisteks üksusteks. Ja modular monoliidist on siis üsna lihtne üle minna mikroteenuste peale. Ja koodimõistes võib siis mõelda niimoodi, et see on siis seesama clean architecture, teoorias saab kuidagi NDR kirjutada, see on see clean architecture, aga seda rakendatakse siis mitu korda, ehk me lõhume oma rakenduse mingisuguse feature'i, siis mingisuguse selgelt grupeeritud osa järgi või domeeni järgi, lõhume nagu väiksemateks tükkideks. Ja oluline on siis see, et me võime siis mingit pidi mõelda, et kui meie clean architecture, kui me vaataks seda nagu pealt, on siis nagu tort, ehk siis kihid üksteise peal, kõik on hästi selgelt üksteist eraldatav, kõik on juba tore, aga see on üks selline suur tort, siis modular monoliit võtab selle tordi, ütleb, et see on juba tore ja lõikab selle tordi siis meile viiludeks. Ja iga viil on siis eraldi seisev osa sellest rakendusest. Ja kuivõrd meil tavaliselt võime joonistada mingisugust pildi, kus meie clean architecture'is on andmebaas kõige keskel, siis need viilud ka tõesti lõikavad iga üks andmebaasist endale oma tükikese. Ehk mis seal siis juhtub, on siis see, et meil ei ole enam omavahel
ka andmebaasi tabelid kokku seotud, ehk siis referential key integrity ehk foreign key ja primary key seosed lõhutakse ära. Ja noh, see tekitab mingil määral probleeme kindlasti, aga võimaldab siis olla valmis selleks, et hakata oma suuremat rakendust tükkidena laiali tõstma. Ja näitan ka, mõtlen, kas ma saan siit ka teha teile, soovitan teil lugeda ühte toredat teadustööd, mis on minu kuskil siin lõputööde jutus kirjas. Hea näide Google'i dev tiimilt. Ja siin on siis siin on siis tore jutt, mis on väga hea lugeda, hästi kirjutatud ja selline näide, kuidas niisugust tarkvara teadusartiklit kirjutada koos igasuguste hüpoteeside ja kõige muu taolisega. Ja siin, mida nemad tegid, on see, et nad kirjutasid uue runtime'i, see küll käib Go põhjal on ju, Google ja Go keel on ju, aga nad on kirjutanud Go'sse siis sellise süsteemi, mis oskab võtta modular monoliidi ja selle modular monoliidi käima pannes osad moodulid välja lülitada vajadusel ja mõõdab iga mooduli kasutuskoormust. Ja kui on näha, et on suurem koormus, mingisugune äriloogika tükil näituseks, siis oskab käigult lisainstantse teha, ehk deployb või tõmbab käima teise serveri, paneb selle sama teenuse sinna uuesti püsti ja paneb siis käima ainult vajalikud moodulid uuest instantsist. Ja tekitab niimoodi teile mitu näituseks ärirakendusosa või äriosa koopiat on ju. Oluline on siis see, et seda asja on vaja siis ka õigesti kirjutada, ehk siis tõesti peavad need olema omavahel eraldatud, need moodulid, ja suuremaks probleemiks seal on siis see, et kuidas need moodulid omavahel räägivad. Ehk kui me peame olema valmis mikroteenustesse minekuks, siis tuleb ka see kommunikatsioon moodulite vahel kuidagi niimoodi lahendada, et meil oleks tõesti võimalik siis mitu instantsi käima panna ja need siis ka oleksid võimelised omavahel vestlema. Ehk siis tuleb mingisugune kommunikatsioonimeetod, et ei saa otse lihtsalt enam üks teist teenust kolinal välja kutsuda. Ja struktuur tavaliselt näeb siis välja mingisugune selline, meil on mooduliteks asi laiali jagatud, iga üks siit on oma nagu clean architecture, isikud, orderid, notificationid, siin mingi näide lihtsalt selline on ju, ühised mingisugused lepingud, ühised mingid jagatud teegid vajadusel, ja kõige lõpuks siis see composition root, ehk see mingi orkestraator, kus siis kõik need sõltuvuste süstimised on lahendatud ja lõpuks ka see veeb kuidagi kokku pannakse. Aga äriloogika on siis tükkideks laiali võetud. Ja küsimus on siis siin siis see, et kuidas siis siit toimub suhtlus siia ja kuidas see suhtleb sellega. Et üks asi on otse meetodid välja kutsuda, teine asi on siia siis mingisugust sõnumite suhtlus siia vahele teha. Ja lõpp on oluline see, et igal sellel moodulil on siis oma DB kontekst. See DB kontekst võib küll päriselt lõppeda ühes samas andmebaasis alguses, see ei ole nagu probleem, aga on ju olla valmis selleks, et need andmebaasid muutuvad täiesti eraldatuks ja täiesti eraldi andmebaasi serveriteks. Ja modular monoliidis on siis mingid reeglid, millest üks kõige tähtsam reegel on siis see, et need moodulid tõesti ei refereeri üksteise sisu. Ehk ma võin selle siit ära kustutada kogu selle modules notifications ja ainukene, mis siis peaks midagi kurtma hakkama, on siin see my app web, kellel siis dependency injectioni container ütleb, et enam mingit interface'i ei ole, tal on ju midagi muud selles vaimus. Ehk see võiks kõik siis niimoodi toimida. Ja siis siin juttu veel sellest on ju, et kogu see DB kontekst on ju eraldi igal asjal. Ja üks asi, mis siit koodist nüüd vastu vaatab, on ju, kuidas siis kommunikatsiooni teha, on ju. Ehk meil on siis lepingud ehk interface'id mingisugused ja domeeni eventid ja oluline siis muster, mida tavaliselt kasutatakse, on see siin mediaator. Ja neid mediaatoreid on siis, nii nagu meil on repositooriumidki ja muud asjad, mediaatoril on omad interface'id ja need interface'id on siis võimaldavad siis seda mediaatorit ka käigu pealt siis välja vahetada niimoodi, et täpselt sama kood justkui moodulite vaates töötab nii mikroteenuste puhul kui ka siis sellise monoliitse või ühe deployna käima pandud rakenduse puhul.
ehk seal süsteem ise siis teab või nii-öelda teie saate kontrollida, et mis versiooni kommunikatsioonist te kasutate, aga koodi selleks muutma ei pea. Ja noh, siis see jutt sellest andmebaasist on ju, et meil on siis erinevad DB kontekstid, ehk meil on siis hakkab projektis olema palju DB kontekste, mitte enam ainult üks on ju, isegi siis, kui see päriselt andmebaasis on ikkagi jätkuvalt veel üks andmebaas, siis siin on ta ikkagi nagu omavahel laiali lammutatud. Ja sageli tuleb seda ka andmebaasis juba hakata mõistlik laiali lammutama, ehk kui andmebaasi server on üks ja ühine, siis tegelikult on andmebaasid juba andmebaasi serveris tegelikult omavahel eraldatud. Ja mida siis nende modular monoliidi juures nagu jälgitakse, või noh, igasuguse koodi juures tegelikult, see ei ole ainult modular monoliidi jutt, on siis coupling ja cohesion, millele ma väga head eestikeelset sõna ei ole kunagi vastu leidnud, kahele terminile seotus ja sidusus või midagi niukest. Aga mida need siis tähendavad, lõpuks on siis coupling, mis ütleb siis seda, kui palju on moodulid üksteisega seotud. Ja noh, umbes küsimus sellele, et kas koeral on haukumiseks vaja, et kass oleks ka tema juures olemas. Ehk mida just nagu ei tohiks nagu olla, koer võiks suuta ise nagu haukuda ilma kassita. Ja siin siis tehnilist juttu on ju high coupling, nagu me üksteisele otse viitama hakkame, on ju jagatud DB kontekst, sisemiste meetodide välja kutsumine, see on siis high coupling, on ju, seda ei tohiks teha, on ju. Peaks olema siis low coupling, ehk siis igasugused lepingud, interface'id, TTO-d, kõik muu taoline, on ju. Muudatused, teeme muudatuse, läheb mitmes kohas katki, halb. Teeme ühe muudatuse kuskil, teised sellest ei sõltu. Ja noh, kogu see testimine on ju, kas me peame siis terve maakera käima panema, et teste teha, või saame igat moodulit eraldi teha. Ja teistpidi siis cohesion, mis ütleb siis seda, et kui seotud selle ühe mooduli sees meil asjad on, ehk kas meil on siis selline kotitäis suvalisi mänguasju kokku topitud, on ju, või meil on konkreetne, ma ei tea, toome näite mingi Lego set, on ju, et meil on karp ja siin karbi sees on vot selle ühe auto ehitamise tükid kõik vajalikud ja midagi liigset seal ei ole, on ju. Ehk ala person mingisugune moodul on ju, on tõesti person service, person repository, person validator on ju, versus siis low cohesion, kus on mingisugust crap'i hunnikus kokku tõstetud on ju. Ja osaliselt hakkab see juba nimedest välja paistma on ju, et kas on moodulil nimi, mis kirjeldab täpselt, mis seal moodulis on ju, või meil on mingisugune sellised hägused helpers common, mis iganes utils on ju nimega asjad on ju. Ehk eesmärk on siis on ju nii-öelda low coupling, et moodulid omavahel ei ole seotud ja high cohesion moodulid on sisemiselt, ma ei tea, koherentsed või, mul ei ole eestikeelset sõna siin hästi, et moodulis on koos need asjad, mis kõik tegelevad ühe mingisuguse valdkonnaga on ju. Ja sageli on seal küsimus, et kus need piirid nagu on ja see nõuab lihtsalt praktikat. Aga tüüpiline muster on siis see, et kui te peate ühes moodulis tahate teha muudatust ja see põhjustab ka muudatusi teistes kohtades, siis midagi on paigast ära ja peaks mõtlema, kui hästi mul see asi siis tehtud on. Ja see tüüpiline teekond, mida siis me teeme, ongi siis klassikaline monoliit alguses, sealt me läheme üle modular, või mida üldse elus tehakse, on ju, monoliidist, klassikalisest minnakse üle modular monoliidile ja lõpuks siis mikroteenustele. Ja mikroteenused on see koht, kus siis igal pool tänapäeval on suured märkused tavaliselt küljes, et ärge sinna küll minge enne, kui seda päriselt nagu tarvis ei ole. Ja enamuses seda tarvis ei ole. Ja mikroteenuste päriselt tegemine, kui mõtleme suurtest rakendustest, on väga-väga suur kulu, ka sellised jooksev kulu, et tal on tavaliselt vaja, on teil mingi DevOpsi tiimi ja eraldi arendustiimi ja kõike muud taolist. Ja enne kõike on siis tarvis seda, et rakenduse struktuur peegeldab sageli nagu ettevõtte struktuuri, ehk kui ettevõttes tegelikult ei ole võimekust mikroteenuseid teha või ettevõtte struktuur ei toeta seda, siis ka tegelikult nende mikroteenuste tegemine ei õnnestu ja muutub see asi nagu peavaluks. On ju. Ehk enamuses seda tarvis ei ole. On ju. Aga mis on siis tore, on see, kui modularmonoliiti teha, on ju, siis on lihtne sinna mikroteenuste peale minna. Tuleb ainult see kommunikatsioonikiht vajadusel ümber vahetada ja saabki juba hakata eraldi deploy'si tegema või siis täitsa koodibaas pilbasteks tõmmata ja kui on hästi kirjutatud, siis käib see ka pilbasteks tõmbamine väga lihtsalt. On ju.
siin on siis näide sellisest üksikust deployment'ist, ehk siis sellisest modular monoliidist, kuidas see nagu välja näeb, kus on meie shared context ja kõik muu taoline asi. Ja sellised siis halvad näited high couplingust ja low cohesionist versus nagu siis sellised okei asjad, kuidas need tükid siis välja näevad. Ja nüüd, mis siis selle monoliidi ja modular monoliidi nagu vahe on ja mingisugust sellist loogilisest vaatest ja mis üldse ka mitte nüüd isegi selles modular monoliidis või ka tavalises clean onionis ikkagi aeg-ajalt tuleb probleemiks, on siis asi, mille nimi on eventual consistency ja mis on alguses üsna nagu raske. Ja eventual consistency siis kõige lihtsamas vormis ütlebki seda, et salvestate andmed ära, lähete loete neid, andmeid pole. Ja mõne aja pärast lähete loete uuesti, on andmed, aga me oleme harjunud sellega, salvestame, loeme tagasi ja nad on seal. Aga siis eventual consistency puhul sel hetkel, kui me näiteks modular monoliiti vaatame ja selle nagu laiali lammutame ja eraldi andmebaasidesse kirjutame, siis see garantii et me kirjutame ja loeme ja kohe on kõik olemas, see kaob ära. Ja sellises modular monoliidis on see suhteliselt lihtne, sest seal käib see kõik hästi kiiresti, loetud ikkagi milli- ja mikrosekunditega, aga päriselus see sageli võtab päris kaua aega ja sageli võib isegi võtta niimoodi, et eriti kui me jõuame mikroteenustesse, et mingi asi, mingi andmete tekkimine võib alates mahakirjutamise hetkest lugemise jaoks on nad olemas ükskord 10 minuti pärast või 30 sekundi pärast või mida iganes. Ja see põhjustab siis hulganisti igasuguseid programmeerimise nagu hädasi ja mõtteid, mida peab lahendama, et kas me siis hakkame pollima, millal meie data on olemas või kas me ootame, et keegi meile mingi sõnumi saadaks, et ta on tekkinud ja mis saab siis, kui need sõnumid ära kaovad kuhugi ja midagi katki vahepeal läheb ja kõik muu taoline. Ehk see eventual consistency on siis üks asi, millega tuleb siis programmeerimises päriselus nagu väga palju tegeleda. Et sellises monoliidis ja ühe andmebaasi otsas on see kõik hästi lihtne, aga päriselus see niisama lihtne kunagi ei taha olla. Ja siin igased näited sellest on kuidas kõik see nagu imehästi töötab, et kui klient teeb tellimuse, siis peab igasuguseid tegevusi juhtuma, ja tellimus, laojääk, emaili saatmine ja me saame seda kõikest teha mingi transaktsiooni sees, Nüüd hakkab tekkima probleemid, mis saab siis, kui meil on nüüd modular monoliit. Ehk kui meil on eraldiseisvad andmebaasid, aga ikkagi veel sama andmebaasi server, siis võib-olla me saame teha mingit distributed transactionit. Ja kui midagi läheb katki siin nende juures, siis päriselt ka võetakse muudatused nagu tagasi. Aga see alati ei tööta ja kui meil on juba eraldi andmebaasid või veel hullem eraldi tehnoloogiaga andmebaasid, siis seda üldse teha ei saa. Ja lõpuks me jõuame kohta, kus on siis eventual consistency ehk lõpuks asjad hakkavad nagu tõele vastama. Ja siin siis tuleb tegeleda siis igasuguste sündmustega. Lokaalselt on kõik nagu hästi, igal moodulil on oma andmebaas, tema salvestab oma asjad sinna ära ja kõik on nagu tore, aga kuidas siis nende vahel synki teha, Ehk siis see consistency window, ajaaken hakkab siin nende erinevate sammude vahel tekkima ja alati saab sealt midagi katki minna, kus üks pool ütleb, et jah, mina tegin, minu baasis on kõik hästi, teine pool ütleb, et ma ei tea, mul kadus see sõnum ära, pole näinudki, mul küll ei ole veel umbes laost tooted maha võetud, minu arvates on kõik nagu olemas. Ja siis tekivad igasugused sünkronisatsiooni vead, topeltarved, topeltkaupasid laost väljastatud ja kõike muud taolist. Vabalt võib teil juhtuda, kus hilisem ehk värskemalt väljastatud arve sai laost kauba kätte, mis tegelikult oli juba varasema arvega maha müüdud, mis lihtsalt veel kuskil poole tee peal pidama millegi pärast jäi. Ja see kõik nõuab siis nagu tegelemist. Ja modular monoliidis, mida me siis üritame siin semestril kindlasti kirjutada lõpuks, on siis tüüpiline asi, mida kasutatakse, on siis mediaator ja mediaator mingisugune teek või neid on erinevaid. Kas mediaator mitte ka, kus juures ei läinud nüüd tasuliseks, ehk siis sellest on alternatiiv olemas. Mediaator vist on samade kodanike poolt kirjutatud, mis automappergi. Ja siin siis tuleb siis kasutada mingisugust kommunikatsioonikanalit, ehk siis seda mediaator patternit,
mis siis üritab neid sõnumeid siis nende erinevate moodulite vahel saata. Ja nii kaua, kui me elame on ju modular monoliidis, eks on üks deploy, siis see kõik on mikrosekundid ja millisekundid ja seal me seda probleemi tavaliselt nagu tähele ei pane. Aga siis mingil hetkel tahaks selle lahti lõhkuda ja mediaatori sisemises ütelda, et ära nüüd tee palun siin mitte ühe rakenduse sees seda kommunikatsiooni, vaid võtame mingisuguse RabbitMQ või mingi muu asja ja siis hakkab siin vahel nagu aega pikemalt minema. Ja siin ka veel ülevaade on ju, mis ja kus see asi siis töötab on ju, mis on meil monoliidis, tavalises save changes async, kõik on hästi, modular monoliidis, kas saame teha transaktsiooniskoopi või ei saa, ja mikroservistes me seda juba kindlasti teha ei saa ja kui jutt on siis kolmanda osapoole mingitest teenustest, emailid, paymentid, trükkimine, siis sealt nii või midagi tagasi kutsuda ei saa. Ja kui see asi meil hakkab päris mikroteenustesse minema, siis on meil olemas spetsiaalne selline pattern ja ka valmis kirjutatud teegid, mis teevad asja, mille nimi on siis Saga, kus on siis valmis kirjutatud nagu see metoodika, et ei peaks seda ise tegema. Et kui meil on siis üksteise taga mitu erinevat mikroteenust, kes midagi teevad ja keegi neist katki läheb, siis kuidas see sõnumid siis tagasi tulevad, et midagi läks katki ja et nüüd midagi tuleb siis andmebaasist meil ikkagi uuesti ära kustutada, sest laost ei saanudki tooteid maha võtta nüüdseks, ehk arvet tegelikult teha ei saanud. Ehk siis jõuame siis tavaliselt Saga patternisse välja. Ja nüüd lõppu veel kordus natukene on ju, mis te ASP.NET Core'ist peaksite teadma, mis on juba nii-öelda alguses meil läbi käidud, ehk siis kiire kordus lihtsalt on ju, eks see middleware, ehk kuidas meie erinevad moodulid üksteise taga niidi peale lükitakse, kuidas päringud sisse tulevad ja requestid välja lähevad ja kuidas seal siis andmeid mapitakse lõpuks meile, siis filter pipeline, ehk see, mis toimub siis MVC tasemel, controlleris, meetodid, autoriseerimine, ressursid, kõik muu ja exceptionid ja resultid on ju, kuidas siis MVC oma sees oma asja ajab. Options pattern, kuidas me oma konfiguratsiooni tingimusi sisse loeme või parameetrid sisse loeme, kuidas need on meil konfigureeritud üksteise peale need kihid ehk upsettings JSON, mille peale siis loetakse vastavalt environmentile, mida on siis erinevad selle environmenti nii-öelda veel muudatused, kuidas model binding ja validation töötab, kuidas tag helperid töötavad, kus ja millised nad olemas on, kuidas routing töötab, ehk kuidas siis õige controller ja õige action välja valitakse, kuidas meie igasugused authentication ja authorization töötab, mis on cookie, mis on JVT, kuidas need vastastikku käivad, entity framework core'i asjad, logimine, error handling, staatilised failid, AREAS kindlasti oluline, ehk siis mitu MVC-d üksteise sees, osalised vaated Razori poole pealt, mis vahe on MVC-l ja Razor Pagesil, kus mida me siis kasutame ja lõpuks siis kogu see REST API temaatika. Ja lõppu siia kordusküsimused, aga see on siis selline ülevaade arhitektuurist ja põhimustritest, mida me siin semestril üritame siis õppida ja jälgida.